Tere tulemast Argipäeva pooltundi. Mina olen Margarita, olen raamatupidaja, ettevõtja ja ka alustavate ettevõtjate konsultant. Ja ma soovisin teil meie kuulajatel täna kõikidele imelist, teguderohket ja edukat uut aastat. See aasta on nüüd 3 päeva meil käinud juba, nii et meil on kahtlemata täna väga tore külaline, kellega seda aastat alustada, sest et ettevõtjatele jällegi nii oluline teema. Ja täna on meil siis külaliseks ettevõtja ja coach Kristina Reinberg. Tere, Kristina! Tere, Margarita, ja tere ka kõigile vaatajatele, kuulajatele ja soovin ka enda poolt head uut aastat. Nii tore, et sa tulid meie laivi ja meil täna ongi plaan rääkida siis ettevõtjana oma kire leidmisest. Aga ma alustan kõigepealt siis sellest, et sina alustasid oma ettevõtja karjääri hoopiski virtuaalse assistendina. Kui kaua sa oled nüüd ettevõtja olnud ja mis üldse ajendas sind palgatöölt lahkuma ja ettevõtjaks hakkama? Ja ettevõtja olen siis olnud alates 2021 oktoobrikuust ehk siis 3 aastat. Jah, hakkasin arvutama, 3 aastat olen olnud ettevõtja ja mis mind ajendas ettevõtjaks hakkama, oli eelkõige see, et ma olin küll palgatööl, aga tänu pandeemiale ma jäin töötuks ja ma otsustasin, et ma ei taha enam tagasi minna sama asja tegema. Ja ma tahtsin väga saada iseenda bossiks ja see siis sealt tuligi mõte, et ma hakkaksin ettevõtjaks. Ja ka see, nagu sa ka Margarita välja tõid, et kuna ma alustasin pärast töötu olemist, minust sai virtuaalne assistent ja ma pidin oma esimese arve välja saatma. Nii et mul oli ettevõtet vaja. Ja tihtipeale see vajadus ettevõtjaks hakkama tulebki kuidagi ootamatult, et nüüd on järsku vaja ja siis lihtsalt tuleb ära teha. Just. Aga mul on hästi hea meel, et see toimus ja just sellepärast, et see tegelikult viis mind sinnani, et ma ju tahtsin olla iseenda boss. Ma tahtsin teha enda asja ja see oli see minu asi. Kas sa virtuaalse assistendi teenust pakud ka täna veel edasi või oled sa sellega nüüdseks juba lõpetanud? Just 1. jaanuarist siis lõpetasin koostöö assistendikooliga sellisel viisil, kus ma pakkusin virtuaalassistendi teenust veel. Mul olid jäänud mõned üksikud ülesanded, aga kuna seal on täiesti assistentide tiim, siis assistendikool on hoitud ja nemad said minu viimased ülesanded endale. Ja mul on veel üks klient veel alles, kellega me ka muudame seda kontseptsiooni, kellega ma lõpetan ka virtuaalassistendi teenuse pakkumise ära, sest ma tunnen, et coach imine on see minu asi ja ma tahan, et minu fookus oleks ühel asjal. Ja siis ei, ma ei paku enam. Väga põnev. Aga kuidas sa üldse jõudsid selle arusaamisele, et sinust võiks saada coach ja teha täiesti nagu kannapööre oma töös, et üks asi maha jätta ja alustada uue asjaga? Hästi kerge näide oleks see, et kui ma hoian käes, eks ju, kas siis, ma ei tea, klaasi, ja kui ma tahan võtta nüüd kruusi, siis ma pean sellest klaasist lahti laskma, pean võtma selle kruusi, eks. Et saaks uus asi tulla, siis selleks tuleb ka ruumi luua ja mõnikord see on nagu mega hirmutav. See on nii hirmutav, nagu jätta midagi kõrvale, siis kohe tulevad üles need uskumused, mustrid, et issand, kuidas ma hakkama saan, mis nüüd edasi saab, aga loodus ei salli tühja kohta. Seega, kui sa lood ruumi, siis see täidetakse, kas ise täidad või siis täidetakse universumi looja, allika, mis iganes looduse poolt, see täidetakse ära. Et kõige olulisem, ma tunnen, on see, et kui sa kuulad iseenda südant, kui sa kuulad oma hinge, kui sa kuulad seda enda kutsumust, siis tegelikult asjad lähevad hästi kergusega ja voolamises ja lihtsalt tuleb usaldada. Ja Kaja kirjutab ka, et kohe näha, et sinu kirg on coaching, et sa alati oled nii särav. Aitäh! Olen täiesti nõus. Aga coaching on üks sellistest valdkondadest, mis ma tihtipeale kuulen,
et teatud majandustingimustes võib-olla turule tulla on raskem või siis nii-öelda silma paista, eristuda või kui inimestel ongi võib-olla majanduslikult keerulisem, siis see on selline asi, mis nagu jäetakse ära. Kuidas sinul coaching'u karjääriga on läinud, et kas konkurentidest eristuda, silma paista on raske või sa oled juba endale sellise baasi loonud, et sa ei tunnegi seda konkurentsi oma alal? Ehm, ma ei tunne konkurentsi selliselt võib-olla, sest ma olen enda jaoks hästi selgeks mõelnud, et kes on minu sihtrühm ja ma tahan kõnetada neid inimesi, keda mina kõnetan. Et ma tunnen, et inimene, kes mind jälgib, et tema saaks nii-öelda tunneks seda klappi, et ta tunneks, kas me üldse sobime, sest minu meelest coaching ei ole lihtsalt selline teenus, et ma tulen sinu juurde, tee mind korda ja korras, eks ju, et ja läks. Et minu arust see ei ole, siin on hästi, kuna see on koht, kus sa pead ka teist inimest tegelikult usaldama, sa pead ennast avama. Seega ma ei saa aidata ega toetada tegelikult mitte kedagi, kes ei usalda mind, kes tunneb ennast minuga ebamugavalt. Seega ma arvan, et see ongi see üks eristumise koht, et kus ei pea nii-öelda tegema nii-öelda suurelt eristumist, vaid inimene peab ise tunnetama, et kas mina olen tema inimene, kas meie energiat klapivad, kas me üldse klapime üksteisega, kas me näeme seda sädet, kas ta tunneb ennast minuga vabalt. Et minu arust see on kõige olulisem, et ta tunneks ennast vabalt, sest coaching on minu arust ka hästi selline intiimne teema iseenesest, sest ta peab ennast avama. Et kui ta tahab, kui inimene soovib abi, siis lihtsalt tuleb ennast avada. Ja me ei ava tegelikult ennast väga kergelt kõigile. Et siin ongi hästi oluline vaadata, et kas sa oled minu inimene. Ja võib-olla ma küll eksin praegu, aga ma ise arvan, et võib-olla see assistendi kool on ka olnud nii-öelda natukene nagu hüppelavaks sinu töös, et sa oled saanud seda tuntust rohkem koguda võib-olla kasvõi sellega, et sa neid iganädalisi laive korraldasid, eest vedasid, et sa ei ole nii-öelda võõras ja läbi selle sa oled juba saanud inimestele näidata ka, et sa tegelikult oledki soe, armas ja rõõmsameelne inimene, et sinuga tõesti on meeldiv koostööd teha. Ma olen väga nõus sellega, et ma olen hästi tänulik enda klientidele, enda virtuaalassistendi klientidele, et kuna nemad on tegelikult ikkagi tuntud näod enda valdkonnas, siis see läbi, et nemad on mind tõuganud mugavustsoonist välja, et nad on tahtnud, et Kristina, kuulama südant, mine siit välja, nagu sa ütlesid, eks ju, ma tegin iganädalasi laive. Et see on, jah, on väga paljud on juba saanud minuga tuttavamaks, et kindlasti on olnud see ka hüppelauaks, et siin ei olegi seda oletust, et kas see oli hüppelaud, see oli täiega hüppelaud, et olen ka seda mujal välja öelnud, et see oligi sihuke põrgatamise koht ja et leida enda kutsumus. Samas ma ütleks, et see on väga äge, sest et sa ise said assistendi koolile luua väärtust tohutu palju sellega, et sa olid seal olemas. Sa nii pikalt aitasid selle nii-öelda taustapoolega ja see ongi võib-olla nii-öelda nagu lisatänu või selline preemia või boonus sulle selle eest, et sa tubli tööd tegid. Jah, võib ka nii öelda, et ma arvan, et ma lihtsalt olen nii tänulik lihtsalt nendele koostööpartneritele, kes julgustavad edasi liikuma, kes toetavad igat sammu. Et ma arvan, et see ongi see koht, kus ja isegi kui sa oled ettevõtja, kellel on nii-öelda töölised, et julgustada ka enda töölistel vaadata, et okei, mis on nende kirg, et ka neid edasi motiveerida ja suunata kuulama ennast, et mis on need töövälised asjad näiteks, et mis sulle meeldib teha töövälisel ajal, et ka tõugata neid sinnapoole, et mine naudi elu, kasva. Ja Marina on ka kirjutanud selle usalduse teemaga, et tema jaoks on ka see oluline ja mida tema siis ka inimestes ja oma klientides siis otsib. Ja ma usun, et see on igas valdkonnas peab see usaldus tekkima selleks, et seda koostööd teha. Et kui sul ei ole usaldust, siis kasvõi virtuaalse assistendina sul on väga raske delegeerida, kui sa ei usalda seda teist poolt. Ja ka muudes, ka turundus, ma ei tea, müük, raamatupidamine, kõik see usaldus on lihtsalt kõige alus.
Absoluutselt, et ka just, Ka kui sa räägid siin usaldusest, et ka see, et mul on ka raamatupidaja olemas, eks ju, ma usaldan teda nii palju, et ta saabub pangakontole, eks ju, sisse, et Mhm. see on ka nagu väga suur usalduse koht minu meelest. Mhm. Ja just. Aga ma uurin ka sinu selle ideaalse kliendi kohta, et tihtipeale coach idel tekivad ka nii-öelda omad suunad, kellega neile just meeldib koostööd teha või mis valdkond neid huvitab. Kas sinul on ka selline kindel sihtrühm, kes sinu juurde tuleb või oled sa avatud erinevatele koostöödele? Ma ei ütle ei, mitte hetkel nagu selles mõttes, et ma ei tee koostööd, et seda ma ei ütle, ma olen avatud kõigele ja ma arvan, et kõige paremini saabki aru, et kas mina olen see coach, kes saab aidata neid eesmärke täita, või neid soove täita, neid uskumusi lahendada, mis siis inimest on takistanud või kus ta on jäänud nii-öelda toppama, seda näeb kõige paremini kõnes, et kus inimene saab juba avada ja ma saan nagu sellele rohkem nii-öelda suurema pildi, et ja ka tunnetada, sest ma olen hästi niisugune kehaliselt tunnetaja, et kes mind nagu teavad rohkem, siis kui ma tunnen elevust, siis mul on tibutagi seljas, et ma kohe tunnetan selles mõttes ära. Aga hetkel kõige enam, kellega ma olen siis koostööd teinud, siis suuna poolest mulle meeldib aidata inimestel seada enda siht, enda see eesmärk, mida ta tahab saavutada. Sest kui sinnapoole hakata liikuma, siis väikeste sammudega, et minna sinna edasi, hakkavad tulema erinevad takistused. Ja see on see koht, kus mulle meeldib hakata inimesega nii-öelda päris tööd tegema, kus me saame muukida lahti, et mis on siis need hirmud, mis on need takistused, mis on need uskumused, mis pinnale tõusevad, kui sa liigud enda eesmärgi poole, kui sa liigud enda unistuse poole või sihi poole, et oleneb nüüd, mis sõna kedagi, eks ju, kõnetab. Et kui selle poole liikuda, siis seal tuleb kõige rohkem neid erinevaid kahtlusi pinnale ja mis need kahtlused on, ongi tavaliselt need uskumused. Kes olen mina? Okei, vaatame, kes sa siis oled, mis on selle takistuse põhjus, kust see üldse on tulnud, et muukida ja välja vaadata, et mis on need ka baasuskumused üldse, et mis sind on toonud siiani ja miks sa siit nii-öelda klaaslaest edasi ei julge astuda. Et see on see koht, mis mulle hästi meeldib ja mis on ka minuni jõudnud ja kus ma tunnen, et ma kõige rohkem suudan või saan hetkel aidata või siis toetada, eks ju, et mitte aidata, vaid toetada, sest igaüks teeb tööd ikkagi iseendaga ja ma saan ainult seda tööd toetada, siis on ka enesekindlus oleks see sõna, sest ma ise olen tulnud sellest kohast, kus ma olin webinaridel must kast ja ainult eesnimega, et peaasi, et keegi mind ei märka ja see kasv lihtsalt on olnud sellest nii-öelda enesearengu maailma sisenedes ja erinevaid koostöösid tehes on olnud nii suur, et ma tunnen, et okei, see on midagi, mida ma olen kogenud, seega ma saan ka läbi enda kogemuse kõige paremini tegelikult inimest toetada. Et ideaalklient on see, kes ma olin enne, nii et ega siin mul ei olegi. Aga kas sa oled ennast kuidagi piiranud ka, et sa soovid just ainult naiskliente või käivad sinu juures ka meesterahvad ja on nad oodatud sinu juurde? Minuni on hetkel tulnud pigem naised, et aga ma ei ole selles mõttes ennast kinni pannud, et ainult mehed tuleks või ainult naised tuleks, sest nüüd mul oli hiljuti aasta lõpu töötuba ja sinna registreerisid ka mehed ja mul oli nagu vau, mul on mehed ka registreerinud, seega ma peaks selle sihtrühma endale ümber nii-öelda vaatama, aga minu põhiline rõhk on tegelikult ikkagi naistele, sest ma hetkel tunnen, et kuna ma ise olen naine, ma olen ise kogemas seda naiseks olemist, siis ma samastun kõige kergemini naistega. Kui on mõni mees, kes tunneb, et ta ka samastub minuga, et ta näeb, et ma saan teda aidata, ma saan teda toetada, siis miks mitte, räägime, vaatame, mis on see tugi, mida ta minult üldse ootab ja siis ma saan öelda, et jah või ei. Aga kas sa ise tunned, kas meeste ja naiste hirmud on kuidagi väga erinevad ka? Kui me võtame, kuna meil on ettevõtjate grupp, siis ettevõtluse vaatest näiteks just naiste ja meeste erinevused. Oled sa seda nii-öelda märganud? Võib-olla see, et mehed on julgemad astuma kiiremini samme
et võib-olla oleks on see kõige suurem erinevus, et isegi kui naistel on see supervõime üle mõelda, eks ole. Ma arvan, et siin ei ole mitte kedagi, kes ütleb, et ei, mina kunagi ei mõtle üle, et naiste supervõime üle mõelda on see, mis minu arust enamus meestel puudub, et nemad ei mõtle üle, vaid nad tegutsevad ja siis pärast vaatavad, mis need tagajärjed on. Aga naised, nemad mõtlevad üle ja siis jäävad kas sinna kinni ja ei liigu edasi, ja hakkavad nii-öelda analüüsima ja siis täpselt, et ma pean endaga tegelema, ma ei saa samme teha. Et ma arvan, et see on see kõige suurem erinevus, et palju õnne meile naistele, superpower, ülemõtlemine. Väga hästi välja toodud, väga hea mõte siia aasta alguses. Aga kuidas sina ise ühel hetkel tegid selle mõtteviisi muutused, nagu sa ütlesid ka, sa alustasid ju ettevõtlust sellega, et sul oli vaja arve teha, et tõenäoliselt sa ei alustanud seda ettevõtlust ju sellega, et ma nüüd olen suur ettevõtja, ma tahan olla edukas, vaid sa lihtsalt tegid selle asja ära. Aga kuidas või mis hetkel toimus sinust see muutus, et sinust sai nagu päriselt hingega, südamega ettevõtja? See on olnud protsess. See on olnud ja see ei ole olnud selles mõttes kerge protsess, sest need taipamised ei tule korraga, et nagu sa ütlesid, eks ju, üleöö ei käi nipsust, et nüüd ma olen ettevõtja, sest ma nägin väga pikalt enda koostööpartnereid kui tööandjaid. Ja ma ei võtnud seda nii-öelda sisemiselt, minu mõtteviis ei võtnud omaks seda, et oota, ma olen ettevõtja, et mul on mitu klienti, vaid mul oli kogu aeg tunne, et mul on tööandjad, seega tööandja ja töötaja suhe on hoopis midagi muud, kui on kahe ettevõtja omavaheline suhe. Ja ma ei oska täpselt öelda, millal see täpselt tuli, see tuli suure taipamisega, et kui tuleb mõni taipamine, siis see arusaamine, et ma olen ettevõtja ja võib-olla see koht, et kus ma taipasin, et ma ei pane endale piire. Et ma usun, et see ongi võib-olla see koht, kus ma sain aru, et okei, ma olen ettevõtja, mitte palgatööline. Et kui meie väärtused ei lähe, nii-öelda ei klapi, siis kliendiga või siis teise koostööpartneriga, kui väärtused ei klapi, siis see oli võib-olla see koht, kus ma sain kõige paremini aru. Kui minult oodati, et ma pean nädalavahetusel tegema tööd või ma pean tegema õhtusel ajal tööd, siis see, jah, praegu selle küsimusega siin analüüsides saan aru, et see oli see koht, kus ma tundsin, et okei, see teeb mulle haiget, et ütleme hingeliselt siis haiget, et ma pean nädalavahetusel enda elukaaslase arvelt hoopis tööd tegema. Ja mõtlesin, et oota, ma olen ettevõtja, ma ei pea seda tegelikult tegema. Ma pean lihtsalt panema paika oma piirid, ütlema, näed sa, minu tööaeg on siis, kas see sobib, kui sobib, leiame uue lahenduse. Et ma arvan, et see oli see hetk. Ja, no see piiri leidmine on ikka tohutult raske või see enese kehtestamine, et ma kujutan ette, et võib-olla virtuaalassistendi töös tuleb samamoodi neid mingeid SOS olukordasid ette nagu raamatupidamises, et siis sa saadki aru, et õhtul hilja sul tuleb kell 9 kõne ja siis sa saad aru, et okei, mul ei ole nagu muud valikut, ma pean tõesti selle nagu ära tegema, sest et muidu jäävadki mingid asjad nagu seisma kuskilt. Olenemata sellest, et see on, ma ei tea, reede õhtul tõesti kell 9. Et kuidas sina endas oled seda võib-olla pahatunnet eemale tõrjunud, et kui sa tõesti võib-olla ei saa mingit asja teha, mis kellelgi jääb mingi asi selle taha seisma? Kui mõelda seda, et virtuaalse assistendina ja coach'ina, et need on praegu, ma tunnen, et ma olen nagu kaks väga erinevat isiksust, kaks erinevat rolli, et täna coach'ina ma suudan palju paremini, juba mul on need piirid paigas iseenesest, et nädalavahetusel ma isegi ei vasta, et kui mu klient, ta võib kirjutada mulle ja see on meil kokku lepitud, sa võid mulle kirjutada, ma vastan sulle esimesel võimalusel, mis võib-olla on hoopis esmaspäev. Et selles mõttes, et need piirid on paigas. Sa võid mulle kirjutada kell 9 õhtul, aga ma ei vasta sulle. Ma vastan sulle hommikul, kui mina olen ärganud, kui ma olen enda hommikurutiinid ära teinud, siis ma vastan sulle esimesel võimalusel. Aga kui ta helistab sulle? Ja mul ei ole siiani olnud, et keegi mulle helistaks, et paanikahoos, et seda ei ole olnud. Aga nüüd ka virtuaalse assistendina ma olen seda kogenud. Jah, et ajavahe tõttu, mul oli minu esimese kliendiga oli ajavahe 9 tundi ja ma tegin vea ühes vormis ja tõesti
ta helistas mulle kell 4 öösel, 4 ja 5 vahel, siis ja mul oli hääletu peal, ja see oli ka see koht, kus tõesti ärkasin üles ja nägin, mis sõnumid seal olid, et sa ei vasta telefoni ja kõik see, aga see on möödunud asi, seda ei saa muuta, sellest sai õppida ja sellest ma õppisin, kuidas piire seada ja kuidas kokkuleppeid teha, sest võlusõna on siin minu arust kõige suurem on kommunikatsioon. Et ma pean välja selgelt kommunikeerima, mis need piirid siis on. Et ükskõik siis, kas ma olen, ükskõik mis teenust ma pakun, kas siis virtuaalse assistendina, coach'ina, ma ei tea, raamatupidajana, juuksurina, eks ju, et ükskõik mis see on, kommunikatsioon on minu arust kõige olulisem ja selge kommunikatsioon, et teenusepakkujana ei ole vaja rääkida läbi lillede, et no sa võid mulle kirjutada, sa võid mulle helistada, ei või. Ei või, et selles mõttes, et mitte nagu selliseks ei või, aga et lihtsalt, et näed sa, see on see tööaeg, ma vastan sulle siis, et siin ma tunnen, et see ongi kõige olulisem, et kommunikeerida selgelt. Ja, no see on väga hea. Lihtsalt jah, eile oli ka jälle selline juhus, see on ka tegelikult ju usalduse teema puhtalt. Mul on, ütleme just, et korteriühistu klientide puhul on, võib-olla tuleb seda kõige rohkem ette, et see usaldus raamatupidaja suhtes on suurem, kui on võib-olla juhatuse liikme suhtes, et mul on päris mitmeid korteriühistuid, kus juhatuse liikmetel endalgi pole panka ligipääsu ja ainult raamatupidajal on ja siis, kui on vaja kiirkorras mingi makse teha, siis raamatupidaja on ainuke, kes saab hädast välja ajada. Just, et selles mõttes et mul on ka erandeid absoluutselt, et ma elan Tenerifel, mis tähendab seda, et mul on 2 tundi Eestiga ajavahe. Kõik minu kliendid on Eestis. Ja mul on see kokkulepe tehtud, et seesama, et ma vastan esimesel võimalusel ja mul on tõesti ka coaching'u kliendid, kelle pärast ma siis või kelle jaoks, mitte kelle pärast, vaid kelle jaoks ma, kuna ajaliselt lihtsalt sobib ainult üks aeg, mis meile mõlemal sobiks, on minu ajajärg kell 7 hommikul. Ma olen selle erandi teinud. Et selles mõttes, kui ma olen nõus vastu tulema, kui ma olen nõus, kui me leiame selle kompromissi, siis absoluutselt. Ja ka virtuaalassistendina tõesti, kui ma olen koolitajale assistendiks ja mõni koolitus tõesti ongi õhtusel ajal, ma tulen vastu. Ma selles mõttes, et erandeid saab alati teha, et mis on hea minule, on, et oleks ka minul hea ja et oleks ka sinul hea, et mitte ainult, et ainult mina, mitte seda, ja mitte ainult ka seda, et et teine pool on, eks ole, jumal, mitte seda, vaid leiame selle kompromissi kommunikatsiooni ja ma armastan ennast ja armastan sind, et see oleks vastastikune, et kumbki ei saaks haiget. Ja no väga tore, et me piiride seadmisest rääkisime, ma usun, et keegi karjub kuskil taustal. Et piiride seadmine on tegelikult üks asi, millega jah, iga ettevõtja tegelikult silmitsi seisab ühel või teisel hetkel ja paratamatult nii see on, et kui me ise mingid mängureeglid paika paneme, siis neid hiljem muuta on võib-olla päris keeruline ja tulekski kohe alguses tegelikult selle piiride seadmisega tegelema hakata, et ei juhtuks selliseid asju. Aga kui me nüüd räägime sellest ettevõtluse kireleidmisest, siis tegelikult palju, ma isegi näen oma töös, et väga palju on tegelikult neid ettevõtjaid, kellel ei olegi võib-olla sellist suurt eesmärki, neil ei olegi võib-olla seda kirge, millega seda ettevõtlust vedada, et nad on nagu kuskilt juhuslikult sinna sattunud. Kuidas see kirg siis endas üles üldse leida, et miks ma peaks seda tegema või selle eesmärgi seadmine, et kuidas näiteks sina oma klientidele lähened, et kuidas siis üles leida endas? No, kui me räägime kirest, siis kirg on tunne. Seega see ei saa tulla meie peast ja loogiliselt, seega see peab tulema meie hingest. Ja kirg on ka natuke justkui armastus, et me tunneme, eks ju, armumist kellegi suhtes ja see kasvab välja armastuseks. Ja kirega on samamoodi, et kui sulle midagi meeldib teha, kui sul on näiteks, sa isegi inspireerud kellestki, siis ja mõtled, et ma tahaks ka seda teha või ma tahaks ka proovida midagi sellist, siis mina julgustan, proovi. Ja see kirg tegelikult saab kasvada, et ja saada aru, et kas see on üldse sinu asi. Aga kui see jääb ainult mõttetasandile, et ma võiksin midagi proovida, aga ma ei tee seda,
siis tegelikult me ei saa ka teada, kas see on siis see kirg, kas see on sinu asi, mille poole liikuda. Ja nagu ma ütlesin, et kirg tuleb tundepõhiselt. Seega pannagi mõnikord lihtsalt silmad kinni ja küsida enda käest, et miks ma seda teen, sest nagu sa Margarita ka siin välja tõid, eks ju, et miks ma üldse seda teen ja miks tegelikult annab juba selle vastuse, et miks ma tahan midagi teha. Et see miks ja küsida endalt, olgu, kui ma kujutan ette, et ma teen juba seda, minu ettevõtlusel läheb hästi, ma teen midagi, mis mulle meeldib, siis kas see on see tunne, mida ma tahan kogeda, kas minust tekib see rahulolu? Ja millest see annab selle hea vastuse, et kas ma olen õiges suunas, kas ma teen õiget asja. Et just see tundepõhiselt leida see õige asi ülesse. Ja kindlasti on ka neid ettevõtjaid, kes ongi võib-olla alustanud vajaduspõhiselt ja tegelikult neil ei olegi nagu suuremat vajadust ka, et selles mõttes on täiesti okei. Ma arvan, et kui me ei olegi kõik sellised suure kirega ettevõtjad, vaid sellised vajaduspõhised, et see on täiesti okei, et me ei peagi seda kirge leidma ka. Aga millised on sinu need nii-öelda võtmesoovitused, et kuidas see oma miks üles leida? Et see vahest on nagu nii, et me võime küll mõelda, et mis see suur eesmärk on, aga samas me ei suuda ikkagi piisavalt süvitsi minna, et see oma päris miks üles leida. Vabandust. Et nii, et kuidas minna üldse süvitsi? Kuidas leida see enda miks? Kõige kergem on ikkagi need mikside küsimused, miks ma midagi teen. Et see on see number 1 asi, et miks ma midagi teen. Ja ma veel küsiks võib-olla, kui just võtta ettevõtluse koha pealt, siis küsida endalt, et millist muutust ma loon. Et kui ma seda teen, siis millist muutust ma loon. Et vastavalt sellele, kes su sihtrühm on, mis sinu toode või mis sinu teenus on, et millist muutust see loob. Ja seda teistele oleks üks küsimus ja teine küsimus ja mis muutust see minule loob. Sest ettevõtlus, eks ju, me ju teeme seda ikkagi mitte ainult enda jaoks ja mitte ainult siis teiste jaoks, vaid taaskord, et see on see kombo, eks, et küsidagi, et kui ma midagi teen, miks ma seda teen, millist muutust see loob teistele ja millist muutust see loob mulle. Ma arvan, et need on kõige paremad küsimused, mis aitavad leida seda miksi ülesse ja ka kirge. Kui me juba siia kire juttu, siis tõime ka seda kirge ja näha, kas see on see, mis muutust ma tahan nii endale kui teistele. Ja, kui võib küsida, siis mis on sinu kirg? Mis on see sinu suur eesmärk, kuhu sina võib-olla kunagi jõuda tahad? Naljatades ütlen, lähen maailma vallutama. Et see on minu kirg. Minu kirg on, kui mõelda, et erialaselt siis või professionaalselt, siis minu kirg on coach ida. Minu kirg on näidata inimestele, et sa ei pea olema halli hiireke, sa võid teha endale punased huuled ja minna välja, sest me oleme kõik nii erilised. Meil on õigus särada, meil on õigus tulla välja siin, sest me oleme lihtsalt nii erilised ja me ei pea seda erilisust varjama. Ja väga tihti tekib ka see võrdluse koht, et ei tea, mida teised arvavad või äkki keegi juba teeb seda minu asja, siis minu kirg on näidata, et sind on ainult üks. Et ma ei tea, mitu Margaritat on olemas, eks ju. Ei olegi, ainult sina oled ainult üks. Mitu Kristinet on, kes tuleb siia Margaritaga rääkima, ainult mina olengi. Et teist täpselt samasugust ei ole olemas. Seega mina tunnen, et kõik on lihtsalt nii erilised ja kõigil on õigus tulla välja ja näidata enda erilisust. Ja see ongi minu kirg. Näed sa nüüd, ma tunnen seda kehas, seda värinat ja seda kananahka ja mul tuleb tibutagi selga, et ma päriselt tahan, et kõik näeksid, kui vägevad nad tegelikult on ja milleks nad on suutelised. Nii tore. Ja minu meelest see on üks ettevõtjaks olemise võlu. Kui sa oled palgatöötaja, siis sa ei saa väga muuta võib-olla teisi inimesi enda ümber või seda mõtteviisi muuta. Aga kui sa oled ise ettevõtja, siis sul on see vaba oma voli, kuidas sa tahad tegutseda, kuidas sa tahad inimeste elusid muuta. Ja isegi kui sa ei saa muuta, ma ei tea, näljahäda maailmas, siis sa saad muuta kellegi elu, võib-olla ühe ettevõtja, võib-olla 2, võib-olla 10 ettevõtja elu, et nad teeksid oma elu teistmoodi.
et nad elaksid teistmoodi ja nad leiaks võib-olla oma ka selle suure eesmärgi ja see on see ettevõtluse võlu. Absoluutselt, täiesti nagu 100% nõus ja isegi mulle hästi meeldis ka praegu see võrdlus, et me ei saa võib-olla muuta seda näljahäda maailmas, aga me saame muuta selle ühe inimese elu ja samamoodi, et kui meie igaüks elab nii-öelda enda mullis, eks ju, meil on oma maailm, meil on enda sõbrad, enda arengupartnerid, enda koostööpartnerid, nemad on meie maailm ja kui me neid juba saame toetada, siis minu arust see ongi maailma muutmine. Nii tore, väga mõnusa emotsiooniga oleme siia laivi lõppu jõudnud, et tõesti see kirg on sinu seest näha kohe ja minu arust see on nagu nii äge ka, kuidas sa oma tööd teed, millise selle entusiasmiga ja selle suure sooviga muuta inimeste elusid ja ma ei kahtle üldse, et sa seda kindlasti teed, et väga äge ja ma tõesti soovin sulle palju edu, palju kliente, palju ägedaid kliente ja tõesti, mul on nüüd üks coach jälle juures, keda ma julgen teistele soovitada, et minu käest ikka aeg-ajalt küsitakse soovitusi just ettevõtluses, ettevõtjad küsivad, nii et kui mul väga palju kontakte pole olnud, siis üks on mul kindlasti juures. Ja ma ütleks ka, et see on täpselt see usaldus siin juures, et minul tekkis praegu sinuga usaldus, nii et ma julgen sind soovitada kohe teistele ka. Aitäh, süda on nii armastust täis jälle, et kõige suuremad muutused toimuvadki läbi armastuse ja läbi enda, just läbi, ma mõtlen just sellist armastuste energiat, läbi armastuse energia, et väikeste sammudega läbi armastuse energia enda kire poole ja muudame maailma. Nii tore, aitäh sulle, väga vahva, tõesti tore emotsioon ja uue aasta algusesse on tore, et ma loodan, et kõik lähevad selle emotsiooniga siit uuest aastast nüüd edasi ja selle emotsiooni pealt tuleb see uus aasta lihtsalt imeline. Aitäh sulle ja aitäh kõikidele kuulajatele ka. Soovin teile veel kord ilusat uut aastat ja kohtumiseni juba uuel reedel. Tšau! Aitäh! Tšau!